Ja siin lõikame nüüd pihlienelat, sort on Piia ja nagu te näete, see on üle 2 meetri kõrge ja perenaine lubas meil teha sellist asja, et totaalse muutumise. Ehk see tähendab sellist asja, lõikame maha kõik vanad asjad ja noorendame seda täiesti korralikult, et ta saaks aruneda korralikult ja et ta enam ei laiutaks nii palju, nagu siin praegu näha on. Siin on nüüd täiesti selgelt on aru saada, millised on sellised vanemad võrsed ja millised on nooremad. Vanemad on siin tumedamat karva ja siin on noored on sellised heledad. Ja nüüd vaatame selle jaoks, et siia teha täielikku noorendust, jätame alles nooremaid ja võtame maha maksimaalselt neid vanu võrseid. Ehk ründame siia allapoole kohe ja võtame täiesti madalalt, nii madalalt kui vähegi võimalik, hakkame nüüd lõikama. Aga samamoodi, et me sinna päris sinna südamiku, põõsa südamiku sisse saame, lõikame endal siit sellised välimise ringi puhtaks. Ehk võtame sellise välimise osa ära. Jälle teeme sellise korraliku tugeva lõikuse noore võrseni naksti maha. Ja siin on ka selliseid kuivand oksi või tõenäoliselt on külmaga siin kahjustada saanud. Lõikame kõik selle peene võsa, mis siin all on. Lõikame täiesti ära. Nii, siis võtame jälle siit. Naksti. Võtame siit. Nii. Teeme siia lõikuse. Nii, jälle. Siit selle. Vaatame seda punga kohta, et kuskilt sellest pungast, ütleme sentimeeter või 1,5, kuidas nagu parajasti on, et ei lõhuks seda punga ära ja teeme selle lõikuse risti oksaga. Nii siit samamoodi. Nii, ja näete, siin on nüüd kohe näha, et tuleks lõigata ära ka see vanem oks, sest see on täiesti nagu kuivanud seest, aga see on selline elujõuline ja roheline. Ehk tõenäoliselt ei jõua seda lõigata niisama väikeste kääridega. Nii, ja nüüd oleme põõsale andnud sellise enam-vähem sobiva kõrguse, aga siin perenaine arvas, et liiga tihe on veel. Et tegelikult ongi selline asi, et peaks lõikama, et kui me nüüd jälgime uuesti seda põõsast, vaatame pealmised oksad on ära lõigatud ja kui te jälgite kõrval olevad põõsad, siis on kohe näha, et 1,5 meetrit on vähemalt ära lõigatud pealt. Siis tegelikult nüüd on selline aeg käes, kus pääseb siia põõsa südamiku ja siia sisse ja nüüd teeme sellised tugevad lõikused, lõikame sellised vanemad oksad seest ära ja no lõikame kuskil 1/3 siit seest välja. Võtaks ette need kõige tumedama koorega oksad, ehk anname noorematele heledamatele võimaluse. Ja nüüd siis lõige. Nii, ja nüüd jäävad siia igasugust sellist pässakat sisse, mis ei ole sugugi väga kena. Nii. Ja need oleks ka võimaluse korral sedasi tegema, et kõik sellised tüükad tegelikult likvideerima siit. Tegelikult on lõikusega alati selline asi, et kui juba soone peale saad, siis tuleb ainult ühel hetkel aru saada, et nüüd aitab. Ja ma arvan, et selle põõsa noorenduskuur on tehtud ja tõenäoliselt totaalne muutumine.